Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Tere jälle, meie siin EPA messil, Kabiinijutud podcast EPKK koostöös sündimas on. Ja nüüd jätkame päeva, võtame endale nüüd korraliku portsu ette ja hakkame seda sööma, et proovime siis rääkida põllumajanduse jalajäljest, mõista, mida need rohekokkulepped tähendavad Eesti põllumajandusel ja kuidas ka siis Eesti ettevõtted sellega võiksid kohaneda. Ja oleme saatesse kutsunud 2 külalist. Minu kaugemal käel on Keveli nõukogu esimees ja ka Crocus OÜ juhatuse liige Andres Oopkaup. Tere, Andres! Tere! Ja minu lähemal käel istub Agrone juhatuse liige Margus Muld. Tere, Margus! Tervitus! No nii, ma arvan, et kuna tegemist on üsna siukse mahuka portsuga, siis võib-olla alustuseks kerge selline kuulajale ja vaatajale selline suupiste, et teie ja teie taust, kui tihti te oma igapäevatöös mõtlete kliimaeesmärkidele ja roheleppele. Alustame Andresest. No ma ei tea, aus ülestunnistus vist on see, et väga tihti ei mõtle. Et pigem on see niisugune kliimaeesmärkidele mõtlemise koht on minu jaoks vähemalt on see nii-öelda talvine periood, kus ma nagu teen mingisuguseid plaane, et mida ja kuidas ja miks ma teen. Aga nii-öelda jooksvalt ma usun, et ei tee. Et vähemalt ma ei ole ennast tabanud selle juurest, et seda tööd ma ei tee sellepärast, et diislikütust kulub liiga palju, et see kindlasti ei ole teema, et hooaja sees tuleb ikka need tööd, mis vaja on ära teha ja seal ei saa mõelda nende asjade peale. Margus? Just täna mõtlesin, et sain just meie agronoomiga kokku ja küsimus oli selles, et kas me ostame Kasahstanist või kuskilt sealt pärit väetist või osta. Vaatasin, mis need hinnavahed on. Kuna me mõõdame siin oma CO2 jalajälge piima kohta, teravilja kohta ja muna kohta, et siis ma tean, et kui ma ostan kuskilt sealt Kasahstanist või kuskilt nii-öelda muult riikidest tulevat väetist, siis minu jalajälg kohe nii-öelda paisub oluliselt, kuna nemad ei ole oma jalajälge ära teinud ja siis nad saavad nii-öelda meie matemaatikas nagu selle maksimaalse jalajälje kohe selga. Et jaa, täna just sai mõeldud jälle. No tundub, et see nii-öelda teema on kuklas, mõnel vähem, mõnel rohkem, aga võib-olla siis lähmegi nagu sinna poole, et räägime nendest nii-öelda siis nõuetest ja võib-olla selle survest ka, kui see on seal olemas, et siin ongi hea nagu võtta selliste mitmetahulist mõõdet, et Marguse poole pealt just selline grupivaade ja piimatootmine ja siis nii-öelda Andrese poole pealt selline ühistuline vaade ja siis ka teravilja kasvataja poole pealt, et võib-olla küsime alustuseks, et millised siis on need konkreetsemad nõuded, mis on näiteks Agronel juba mõjutanud seda igapäevast tegevust ja võib-olla ka siis tulevikuvaadet, et mis nii-öelda lähiaastad endast kujutavad? Me oleme jalajälge mõõtnud siis juba 2019. aastast ja kus see nõue nagu, või mis nõuet pole olnud, aga kus me soov nagu tuli algusest juba saadikani on ikkagi see, et eks see maakera meil on kõigil üks ja eks see CO2 jalajälg ju tuleb ikkagi ressursi kasutusest puhtalt nagu peale ja kindlasti mis mõjutama tulevikus hakkab, on see, et täna on juba CO2 saab börsil osta, müüa, vahetada, aga põllumajandusfirmadel veel õnneks kohustust ei ole seal turul osaleda. On ainult suurtel energiafirmadel on kohustusel osaleda ja seda osta. Oma CO2 riikide vaheline kaubandus käib, aga meil ikkagi, kui me hakkame tulevikus kindlasti piima müüma või teravilja või oma mune müüma, et siis kindlasti ma arvan, et hakatakse arvestama seda jalajälge seal sees, juba väikselt viisi arvestatakse ja kindlasti finantsasutused, et pangad, kuna pankadel on nii-öelda ka vajalik oma jalajälge näidata, kuhu nemad on laenusid andnud, mis sektorid nemad finantseerivad, siis meil on täna 2 aktiivset kohta, kes meie käest CO2 jalajälje tulemusi alati küsivad. Üks on pangad, finantsasutused küsivad kogu aeg ja teiseks on ka piimatööstused. Oleme nendele alati jaganud lahkelt oma jalajälge, sellepärast kui nemad lähevad kuskile Eestist välja oma tooteid müüma, siis seal tegelikult juba küsitakse, mis on teie toodete jalajälg. Andres?
kuidas sul jah, sellega, sa ütlesid ilusti selgelt ka, et igapäevaselt sa ei mõtle, aga sellises pikemas ja suuremas ja just selles regulatsiooni valdkonnas, et kuidas sinu vaade on? Palju see mõjutab? No kui ma nüüd natukese peegeldan seda, mida siin eelpool sai räägitud, et näiteks Kevili on oma liikmete ees siis ära lahendanud selle sama küsimuse, et kelle väetist osta, et me tegelikult tegime nõukogus, ma arvan, et ka umbes 3 aastat tagasi selle otsuse, et me ei osta nii-öelda stannidest ega kuskilt mujalt, et Kevili väetise ostud on kõik seotud nii-öelda teada-tuntud partneritega, kes tegelikult täna mõõdavad oma jalajälge. Nüüd see, mis puudutab nii-öelda farmi tasandil mõõtmist, siis ma arvan, et me oleme püüdnud teha Kevili sees jälle selle sammu, et me oleme olnud igasugustes pilootprojektides nagu kaasatud ja oleme püüdnud mõõta seda nii-öelda ettevõtete jalajälge nii-öelda saagi suhtes ja kasutatavate tehnoloogiate suhtes, aga ma ei julge öelda, et see oleks nüüd täna nii valdav. Et meil oli pigem selline lähenemisnurk, et püüaks läbi analüüsida niisugused nagu viljelusviisid või mullaharimisviisid, et meil oleks iga tüübi kohta enam-vähem siis teada, mis need emissioonid on ja siis seda me saaksime sisuliselt laiendada teistele ettevõtetele, kes seda samasuguse viljelusviisiga kasvatavad. Peab ütlema muidugi seda, et minule teadaolevalt täna siiski teraviljas nii palju seda ei küsita, seda sertifikaati või seda, et mis see jalajälje suurus on. Et nii-öelda keskasutuse ja terminalide kulu oleme me küll ära mõõtnud ja selle numbriga ei ole ka täna minu arust nagu väga midagi teha. Et mulle tundub, et piim ja munad on nagu natukese sammu võrra ees selles mõttes teraviljakasvatajatest, et täna teraviljakasvatajad on pigem nii-öelda tagapool ja eks natukese on see filosoofiline küsimus nüüd, kui sinna juurde tagasi tulla, siis mind on küll häirinud see, et looduses süsihappegaasi tegelikult ju seob nii-öelda taimekasvatus. Me küll räägime sellest, et just nagu puud seovad paremini kui taimed, aga bioloogia tunnist me ju mäletame, et fotosüntees on kõikide roheliste taimedega ja seal igal pool seotakse CO2. Ja see tegelikult ajabki natukese segadusse, et ühelt poolt me nagu põllumajanduses kogu aeg seda seome läbi taimekasvatuse, kusjuures väga huvitavaid analüüse on ju teostatud, kus öeldakse näiteks, et lämmastikväetiste panemine suurendab CO2 sidumise võimet taimedel, mis on ka loogiline, sest taimed on siis rohelisemad, lihavamad ja ta seob rohkem. Ja samamoodi näiteks on tunnistatud põllumaade lupjamine tegelikult CO2 siduvaks nii-öelda väetamisviisiks just selle tõttu, et taimede viljakus on sel juhul suurem ja vastava sidumine on ka suurem. Ja kui see tagasi nüüd üks samm teha, siis selles olukorras, kus me tegelikult kogu oma pinna peal, mida me teraviljakasvatajatena kasutame, seome kasvuhoonegaase, et siis tundub see koht, et seda nüüd nagu mõõta ja seda bilanssi veel sinna juurde teha, et ongi natukese nagu üle pingutatud asi, aga eks siin on väga palju mitu nii-öelda tahku ja kihti. Kas võib olla, et see, mis sa kirjeldasid hetkel, on väga selline jalad maas, ma ei taha öelda vaade, sest et see on palju rohkem kui vaade, aga see, et mis reaalselt töötab ja need regulatsioonid ja normid on tihtipeale sellised templid, mis pannakse asjadele külge. Saan ma õigesti aru sinu vaatest? No minu vaade on hetkel see, et ma arvan, et täna ei ole veel see, ma ei taha öelda mõõtmine, võib-olla on tasemel, aga täna ei ole nagu poliitika instrumentide kontekstis ei ole see asi nii selge. Et olukord, mida ma nagu ootaksin, on see, et keegi mulle nii-öelda ütleb, et kui sa tavakülviku vahetad otsekülviku vastu, siis sa hoiad kokku nii ja nii mitu kilogrammi või tonni CO2.
või siis sul selle võrra on nii-öelda juba tootmises nii-öelda väiksem jalajälg, aga täna meil sellist rehkendust kuskil ei ole, et meil on üks ülikeeruline nii-öelda Exceli tabel, mida me üritame täita ja saame sealt siis mingisuguse üldistatud tulemuse, aga ma usun, et põllumehe ootus on see, et kui sa kasutad seda või seda, et siis igal asjal on nagu oma nii-öelda jalajälje tempel küljes, et see oleks minu arust niisugune lihtne versioon asjast ja ma usun, et sinna me peaksime jõudma. Ja see kõlab minust ka väga loogilisena, et see areng võiks ju tegelikult täpselt sinna jõuda, et me ei tohiks selliste asjade üle, kui eriti kui need muutuvad nõueteks, et me peame hakkama ise metsikult rehkendama, vaid sellest tekib mingi standard. Nojah, aga keeruline on see, et väga paljusid asju selles tabelis nii-öelda ei võeta arvesse. Et kui ma mineraalväetise asemel kasutan orgaanilisi väetisi, et siis näiteks see mudel seda ei arvesta. Et ta arvestab pigem sellest seisukohast, et ma mineraalväetist ei kasuta, ehk mulle nagu seda kulu nagu peale ei tule, aga põhimõtteliselt see, et sa saavutad parema bioloogilise protsessi mullas, mis on üks nendest nii-öelda kliima eesmärkidega nii-öelda võitlemise ja kohanemise nii-öelda sihtkohtasid mulla tervikuna, et siis loomulikult kaob nagu järg ära mingisugusel hetkel, sest sa ei saa nagu päris täpselt ikkagi aru, et kas see sõnnik on kasulik või ei ole, kui sa ta paned sinna Excelisse, et siis kas ta sulle annab siis selle kokkuhoiu või ei anna, et selles mõttes vähemalt mind ennast nagu selle mudeli juures häiris just see sama asi, et mul oli väga raske seda kohta aru saada, et vaat siin ma tegin õige valiku ja ma sain nii ja nii palju väiksema jalajälje. Ma tahtsingi enne küsida, et kas need, ütleme, siis regulatsioonid või nõuded või eeskirjad, mis iganes, kuidas me kutsume, et kas need jõuavad nagu maale piisava selgusega või tekib pigem segadust. Sa osaliselt tegelikult nagu vastasid sellele küsimusele, pigem on rohkem paneb kukalt kratsima, et ühelt poolt mullas näen nagu sulle positiivset muutu, aga teiselt poolt vaatan Excelisse just kui nagu kuskil auk sees. Ja siis siit võib-olla sikene nagu sissejuhatus järgmisse küsimusse, et kui me nüüd vaatame tootjaid, siis läbi, ütleme siis sellise nagu väiketootja, keskmine tootja ja suurtootja, eks ole, et meil on nagu mõnevõrra nagu selline, ütleme siis tööriistad on kas liiga üldistavad või on siis natuke nagu puudulikud, et nad ei võib-olla siis ei ilmesta seda, mis päriselt nagu toimub. Ja siis nende nagu tööriista tekke, eks ole, ütleme selline jõud on see, et me oleme mingisugused eesmärgid endale seadnud. Siis ma küsingi võib-olla siis nagu läbi selle vaate, et alustan võib-olla Margusest, et kas need eesmärgid on realistlikud läbi suurtootja, ütleme siis vaatevinkli? Nüüd oleneb, mida sa mõtled, need eesmärke on erinevad olnud ja erinevatel tasemetel alati olnud, et ma ütlen ausalt, kui me vaatame, kuidas see rohe teema on tulnud, et eks ta tuli suure raginaga ja olgem ausad, ega keegi seal matemaatikat ei teinud, ma olen nagu päris veendunud, et enne kui need eesmärgid ja asjad nagu paika pandi, et kõik peame nulli jõudma ja me teame, et ega lehmaga kahjuks nulli jõua mitte kuidagi, et tema see seedemetaani tuleb kuskil üle isegi 40% või rohkem nii-öelda piimaheitest moodustab nii-öelda siis lehma nii-öelda seedemetaan, mis ta suu kaudu välja röhitseb, et see nagu isegi matemaatiliselt ei ole isegi võimalik mitte kuidagi jõuda, kuigi eesmärgid on suured. Ja teine asi, ega Andres ütles ka, et kui me ise hakkasime ka neid aruandeid asju tegema, et on erinevad standardid, mille järgi sa seda teed. Standardid on väga üldised, isegi kliimat ei arvesta, kas ta on nüüd, ma ei tea, piltlikult öeldes oleme kuskil Aafrikas või oleme kuskil Põhja-Euroopas, ja kõik need numbrid on meil täna ühesugused. Erinevad heited, erinevad kõik need taimekasvatuse teemad on ja me küsisime umbes samamoodi, et kui me esimene kord oli jalajälge ära määratud meil, saame oma piima kohta jalajälje numbri teada, siis küsisime nõustaja käest, aga mida me nüüd tegema peame, palun öelge meile, mis tegevusi või mingis investeeringu me vaja teha on, et me saaksime siis sellega nulli jõuda. Nii nagu eesmärk oli. Aga kahjuks maksime oma rahadel ära, et seda nõu teada, aga kahjuks tuli see sama tarkus tagasi, nagu meil endal peas oli, et väga võimalik seda teha ei olegi. Et vaatamata sellele, me pole sellest jalajäljest hindamisest loobunud, see annab ikkagi meile
nagu ka ikkagi mingisuguse pidepunkti, kas me oleme ise ajas ja ruumis paremaks läinud, palju meie ressursi kasutus on, aga ma ütlen ikkagi, et kogu selle teemaga on ikkagi päris palju segadust ja ütleme nii, et neid halli alasid on tegelikult rohkem, kui meile kindlasti meeldiks, et seal oleks neid halli alasid. Ja ega päeva lõpuks, mis vahepeal teha taheti, oli ju see, et tuleb kohe ju nii-öelda turg avaneb, et Euroopa Liidus, et kus sa saad siis nii-öelda selle lehmale või kuskil nii-öelda kaasaegne sõna nagu offsetida siis on, et nii-öelda kustutada oma siis nii-öelda jalajälge, et kui sa lehmaga 40% jääd üles, et siis ma ei tea, lähed istutad kuskile kuuse või puu või kuskile Aafrikasse või kuskile mujale, kus seda veel istutada pole vaja, on ju. Et saad sellega ennast nulli. Aga ega ma nüüd ei teagi, mis sellest teemast üldse nagu saab või ei saa sellest rohepöördest ja asjast, et kas sellega minnakse nüüd päriselt edasi ja minda. Pangad ütlevad, et nemad lähevad edasi finantsasutused, aga kas see on siis nagu üldiselt nagu maailm läheb edasi või ei lähe, et ega Euroopa kui üksi jääb, siis ma arvan, et ega me nagu kahjuks maalime ennast nagu nurka ära, et kui Trump ja USA panevad ikka fossiilsetega edasi kütustega, energiakandjatega, ega siis nii-öelda nagu roheliste energiakandjatega me nendele lähedale ei jõua, et kahjuks täna on nii, et kui minda vaatame ainult, siis ikkagi on seda fossiilset oluliselt odavam toota ja siis ka kasutada ja siis oma majandust nii-öelda läbi selle konkurentsivõimsemaks teha, aga vaatame, mina arvan, et see oli nagu mõistlik algatus, mina ütlen, et mindi liiga metsikuks, eelarve nii-öelda nagu need eesmärgid olid võib-olla liiga utoopilised minu arvates. Aga et kui ta nagu päris ära kaoks, ma arvan, see ka õige ei oleks, et ma arvan, peaksime leidma mingisuguse normaalse kesktee selle nii-öelda roheliikumise või rohepöördega, nagu siin vahepeal nimetati, et ei maksa äärmusesse minna, aga päris nulli ka kindlasti ma ütleksin, et ei ole mõtet enam minna, et tuleb ikkagi ju tegutseda selle nimel, et me see CO2 õhus nii väga palju poleks ja meie see kliima ei soeneks nii metsikooga, nagu ta täna soeneb. Ma ei tea, raske kommenteerida, sest vastu ei ole millegi üle vaielda ju, aga kiitmine on ka okei. Mina arvan muidugi seda, et see päris nulli viimine ei ole realistlik. Erinevatel põhjustel, et isegi kui me läheksime hobustega maaharimise peale tagasi, siis ma arvan, et hobune ise jälle ka oma kõhugaasidega ei ole päris nullemissiooniga ja tegelikult me ju peame väga palju tööd selle juures tegema ja tõenäoliselt see asi ka ei päde. Nüüd, kui ma olen õppinud mehaanikuks või inseneriks, et siis mind nii-öelda hämmastab see mõtteviis, et me saame üldse või et me tahaksime kunagi jõuda nulli, sest tegelikult võtame kõige niisugune karmim näide teraviljakasvatajal on ju kombaini töö, et kombain, mul on suhteliselt suur kombain, et see kombain päevas kulutab kuni 1000 liitrit kütust. Et kui ma selle nii-öelda arvutan ümber akudesse panustatavaks energiaks, siis ma arvan, et ma pean iga 2 tunni tagant akut vahetama. See aku vahetus ei ole ju täna nii-öelda kombainil nii-öelda nii lihtne, et me võime kahveltõstukiga 2-tonniseid akusid tõsta kombaini raami peale seal kuidagi, lihtsalt ettekujutus on selline. Aga kui sa iga kord pead näiteks arvutile restardi tegema, et siis koristusaeg pikeneb nagu juba selle tõttu, et sa kogu selle vahetamise protsessiga nagu oled üsna hädas. Ja vähe sellest, et lõpeb see ju sellega, et sa pead kõik need 7 või 8 komplekti akusid, mida sa tööpäeva jooksul kasutad, sa pead suutma need ööga täis laadida, et järgmisel päeval uuesti nii-öelda täiega panna. Et siin hinnati, nüüd küll on olemas, ma saan aru, veoautod, aga Jüri Liivi raamatus oli üks väga huvitav niisugune faktirida, kus ta rääkis sellest, et veoauto, mis peaks päevas sõitma 200 kilomeetrit, nii-öelda jaotusvedusid, mis on siis niisugune tavapärane kaupluse vahet sõitmine, et sellise veoauto akukomplekt kaalub 7 tonni. Et kui niipidi võtta, siis seda kasulikku koormat, mida ta veab, jääb ju nii palju väiksemaks, et kõik need niisugused tehnilised üksikasjad sunnivad mind täna mõtlema,
et seda energia hulka, mida meil on nii-öelda vaja selle koristusse hetkel selle kombaini peal, et seda energia hulka nii-öelda ilma fossiilsete kütusteta on väga keeruline pakkuda. Et me kaablit ei hakka ju mööda põldu vedama. Kuigi vist on katsetatud. On katsetatud. Muide, venelased katsetasid juba 54. aastal kaabliga traktorit, nii et see on eraldi teema. Margus soovis lisada? Me käisime samad teemad läbi, et Andresega nõus, et akusid täna hetkel ei ole mõtet nagu mõelda, et vähemalt sellise leveliga, nagu meil täna akude tehnoloogia on. Et täna muidugi areneb see HVO teema, et see võib töötada. See nüüd areneb, ma saan tehakse erinevaid suuremaid tehased järjest juurde, aga eks see on ka limiteeritud, et päeva lõpuks palju sa nagu seda vegetable oili või seda taimeõli kuskilt leiad kogu aeg, et millest seda HVO tehakse erinevatest toormetest. Aga see on üks alternatiiv. Ja täna on Eestis ju täitsa saadav, küsimus on, et see hinnas on, et hind on tal täna päris kõrge, aga mis me ise enda jaoks mõtlesime välja, et kui meil biogaasijaam on, saaksime sealt võtta gaasi peale masinaid panna, aga jällegi Euroopa Liit või kogu maailm meile liigub gaasi tarbimise pealt ära, rekasid tehakse järjest vähem, sõiduautosid minu teada vist väga üksikud võib-olla veel toodavad, enamus on juba ära lõpetanud, et nüüd ma saan aru, et võetakse suuremaks eesmärgiks juba vesinik, aga vesinik on ka, ma ei tea, selline hästi pikk lask minu silmis, et see läheb tohutu energiakulu ja mulle tundub, et kui akutehnoloogia natukene areneb, siis akud on oluliselt mõistlikum variant kui see vesinik, vähemalt minu silmis. Võib-olla lennukit on mõistlik kunagi vesinikuga lendama panna, aga mingeid maa peal vuravaid asju, ma arvan, et ma ei tea. Minu tänase teadmisega pigem mitte. ja vesiniku tootmisel ju suudetakse ainult 40% elektrienergiat ära kasutada just. Muuta vesinikuks, et seal see raiskamise element on nii suur, et minu arust seda tänaseid või kogu seda plokki kokku võtta, mina ütleks, et täna puudub tehnoloogiline lahendus põllumajanduses, mida me saaksime tegelikult kasutada selleks, et vähendada fossiilsete kütuste kasutamist põllumajandusettevõtetes. Jah, sest tahes-tahtmata põllumajandus on mehaaniline valdkond ja me ei saa masinate puhul, ega mulle väga meeldis ka see hobuse ja lehma näide, et me ei saa neid emissioone selles mõttes ju nulli viia, et lihtsalt elusorganism puhtalt juba ei tööta sellise meetodiga. Et me ei saa panna loodust ennast tagurpidi tööle. Järelikult me nüüd jõuame kuskile sinna, et kui me masinaid väga palju muuta ei saa, siis me saame ainult iseenda käitumist muuta ja nüüd tekib see koht, et kui palju me selle käitumisega suudame siis reaalselt seda jalajälge vähendada. Et see on nüüd eraldi diskussiooni objekt. Kuni ka skaala küsimus, eks ju, et me võime siin olla, siin käis läbi see, et Euroopa vaatevinklist me oleme justkui ühe sukse saare peal, kus me saame seda asja teha, aga samas kui me näeme, et nafta hind langeb, siis Saudi Araabia on, et okei, me anname teile odavamalt siis. Aga väga suures pildis oleme me tegelikult konkureerime Brasiilia ja Ameerikaga, eks ole, sisuliselt teraviljatootjatena ja kui seal suudetakse kasvatada palju parema päikesevalguse käes odavamalt teravilja ja meie ajame oma tootmiskulud üles sellise tehnoloogiaga, millel praktiliselt ei ole seda majanduslikku võimekust ellu jääda, et siis me oleme juba kaotanud selle mängu. Aga selles mõttes tegid väga hea selle esimese sammu sellise järgmise mõtte juurde, et kui me oleme ütleme siis, ma eeldan, et me oleme sellel kohal sama lehekülje peal, et äärmusesse ei tasu minna, eks ole, aga mingisugused samme võib teha, mis annab siis meile, ütleme, üks parema pildi, kui pidada neid põhimõtteid silmas. Et võib-olla siis räägime korraks nendest praktilistest teemadest ka ja siinkohal küsikski võib-olla siis esialgu Marguse käest, et mis on need, ütleme, esimesed siis õppetunnid või investeeringud, mis on Agrone teinud selleks, et siis vähendada ja mis on need tulemused võib-olla? Kõige lihtsam asi, mis me tegime, kuidas oma elektrit väga roheliseks saada, on see, et sa maksad selle rohesertifikaadi eest. See on kõige odavam viis rohelist elektrit saada. Kas on see Grant of Origin või? Jah, just. Et kui sa hakkad päikesepaneelidesse ja tuulikutesse investeerima, see on oluliselt pikaajalisem laske, suhteliselt kallis ja intressid ja kõik muud lood.
aga meie kogu Agrone peale siis maksime peast 10 000 eurot ja meil oli kogu elekter roheline, et see oli nagu hästi lihtne lüke, vaata, offsetida. See ei ole küll, nagu ma ütlen, kuidas nagu õige võib-olla, aga keegi kuskil on selle rohelise sertifikaadi tekitanud sinna elektri peale, me olime siis valmis seda ära ostma ja ütleme, et meil elektor roheline. See oli kõige lihtsam investeering, mis me tegime ja teeme see siiamaani kogu aeg. Ostame nii-öelda rohelist elektrit, soodustame seda nii-öelda rohelise elektri siis nii-öelda tekitamist. Ja teine investeering, mis me ette võtsime, on see, et kuna meil on üle 5000 kopikatega lüpsilehma meie farmides, iga päev lüpsavad, et siis me tegime seda, et me enam fossiilseid kütuseid ja elektrit ei kasuta hoonete kütmiseks, vaid investeerisime siis sellesse, et meil on nüüd chillerid ja võtame siis piimast soojus ära ja kütame siis sellega farmi, olmehooneid. Et see oli meie esimene investeering ja siis veel vahetasime ära nii-öelda vanad igasugused naatrium kõrgsuurelambid ja niisugused väga suured elektriröövlid, valgustid vahetasime välja siis LED-lampide vastu. Sellised niisugused kõige kiiremad nii-öelda investeeringud. Ja ma ütlen ausalt, ega see vähendas meie jalajälge, aga vähendas ka meie kulusid. Et selles suhtes nagu win-win, vaata. Ega me ei olegi täna selliseid kulusid nagu päriselt teinud, et ainult selle nii-öelda rohesertifikaadi või värgi pärast. Et me olemegi teinud ikkagi ära kaardistanud siis ennast ja siis teinud neid nii-öelda investeeringuid, millest me päriselt nagu ise ka nagu päriselt igapäevaselt nagu aru saame, et see toob meile mingisuguse kopika tagasi. Me oleme täna sellised investeeringud tegelikult teinud. Et me ei ole lihtsalt teinud, et nüüd tahan roheline olla, oleme nagu omakasupüüdlikud ka olnud, aga me oleme vähemalt ennast ära nii-öelda kaardistanud ja sellise investeeringuid teinud. Ja ega mis siis edasi, et ega oleme osaliselt traktorid välja vahetanud nii-öelda rekkade vastu, et vähe väiksem kütusekulu, saab kiiremini kaupasid veetud, on ju. Ja ega lehmade puhul on nagu mis saladus ei ole, et mida rohkem lehm lüpsab, seda väiksema ajajalg selle ühe piimakilogrammi kohta tuleb, et oleme ka sellega kõvasti pingutanud, et lehm on nagu päris suur elukas, et kaalub seal 600-800 mõni indiviid isegi veits rohkem, et temal on juba elus olemiseks päris palju toitainet ja energiat vaja. Ja kui me suudame tema käest veel natuke rohkem nagu piima kätte saada, siis see nii-öelda puhas võit meile ja puhas võit ka siis nii-öelda loodusele. Jah. Kuidas on ühistu vaatevinklist? Kui palju on ja mis on need sellised sammud, mis sa näed, et on tehtud? No ma päris ühistu eest nüüd ei saa nii täpselt rääkida, ma arvan. Kuigi ühistu on ka nii-öelda nende ütleme, terminalidesse on päiksepaneele ja akusid nagu ikka paigaldatud, et päris nii ei ole, et midagi ei ole tehtud, aga oma ettevõttes LED-lambid on nagu ka selge asi, et seal ei ole mingisugust küsimust ja õhkssoojuspumbad ja niisugused asjad, et see on igapäevane, aga kuidas ma siis ütlen teistpidi, et see ongi täpselt see, mida Margus nimetas, et tegelikult kui sa ise saad sellest kasu, siis kõike seda asja ju tehakse, et ma selle sama tabeli täitmiseks võtsin kokku, et kui palju minu olmehooned ja need remondikojad ja need elektrit tarbivad, siis kogus oli, kui ma õigesti mäletan, mingi 13 000 kilovatti aastas, et ausalt öelda arvestades, et mul on tootmisettevõte, on see nii väike kogus, et see tavalises ühe pere elamus on suurem elektrikulu, nii et selles mõttes mul seal seda jalajälge ei ole. Aga kui nüüd nagu põllu peale vaadata, et siis ma arvan, et kogu see asi, mis puudutab niivõrd kuivõrd seda täppisviljelust, see, mis puudutab otsekülvitehnoloogiaid, vähem nii-öelda kündi ja rohkem võib-olla niisuguste ketasagregaatide või väiksema mulla liigutamisega, et see minu arust on nagu igapäevane ja ta on igapäevane just sellepärast, et see aitab ka teravilja tootmiskulusid nii-öelda madalamal hoida. Et lõppkokkuvõttes ma usun, et neid tegevusi teevad põllumehed ilma nii-öelda kliimaeesmärke silmas pidamata selle sama majandusliku kasu pärast, mis selle tehnoloogia kasutuselevõtust tuleneb. Et see kliimaeesmärgid ja see kliimakasulikkus on selline lisatud boonus tegelikult selle juurde, mis sinna kaasneb, eks ju? No ma ütleme, et see boonus ei ole nagu tuntav, et ta ei ole ka kulu ega tulu, et selles mõttes ta on täna niisugune eesmärk, mis kuskil on, aga et reaalsuses mina küll ütlen, et kuna
ega see mõõtmine on ainult see sama Exceli tabel, mis me oleme siin täitnud, et võib-olla on nii, et kui ma nüüd uuesti täidan järgmise aasta ära, et siis mul tekib mingisugune pilt, et kas ma nagu olin kokkuhoidlikum või suutsin rohkem nii-öelda energiat kulutada, aga see sõltub jälle aastast, ma arvan, palju rohkem kui sellest, et missugune mu kasutatav tehnoloogia on. Ja ma tahtsin see Marguse selle nii-öelda jutu ja samamoodi see toob kokku ka nagu selle aasta võrdluseks ole, et tegelikult ju, kui me mõõdame toote jalajälge, kas siis tonni kilo kohta või mis iganes kilo piima või kilo munade kohta, et tegelikult kohe, kui meil lehm justkui nagu annab rohkem piima, see lahjendab, eks ole, tegelikult meil kohe seda jalajälge ja kui meil on näiteks jällegi parem saagiaasta, tonne tuleb rohkem, kuivatamist on vähem, siis jälle on meil, eks ole, see jalajälg nagu väiksem, et võib-olla korraks küsiks nagu teie vaadet, et kas see on pigem nagu selline komponent, mida on arvesse võetud või see on selline kaasnev nähtus, millega väga palju ei arvestata? See on nagu pigem nagu, kuidas ma ütlen, et ega see on nagu alati, et kui rohkem toodad, sa saad odavamalt, on ju, et üldjuhul, kui sa mingisuguse väga rumalusi ei tee, et ega isegi siis, kui sa ju kõrge saagi saad, küsimus on palju sa sinna sisse pannud, et seda kõrgemat saaki saada, on ju, et kui sa oled jälle sinna kõrge saagi sisse nagu liiga palju oma ressurssi kulutanud, väetisi ja kõiki muid asju, et siis see jalajälg ei tule just väiksem, on ju. Et eks see nagu sõltub, aga kindlasti jah, et see sõltub sellest saagikusest ja lehma nii-öelda piimakusest, et mis see jalajälg tuleb, aga see on ka loogiline, et nagu me ütlesime, et ega see peabki niimoodi käima, on ju, mida sa rohkem saad kätte, seda väiksem see jalajälg tuleb ja nii lihtne ongi. Ma ei tea, Andres tahab küll midagi öelda võib-olla. No ma arvan, et teravilja kasvatuses tegelikult ju kehtib täpselt sama nagu selle lehmaga, et need lisakilod ja lisaliitrid nagu tulevad sulle, kuidas ma siis ütlen, nii-öelda, ma ei taha öelda tasuta kätte, aga nad tulevad nagu selle emissiooni mõttes tulevad ilma täiendava emissioonita kätte. Ja minu niisugune mõtteviis on nagu see, et vanasti öeldi, et iga tootel on 4 P-d, mis on nagu olulised asjad, kui sa nagu midagi toodad, et seal oli, et sul peab kõige enne olema toode, sul peab olema see koht, sul peab olema hind ja sul peab olema promotion, või need on need 4 P-d, eks ole, majandusteooriast. Et siis põllumajanduses tegelikult on 4 R-i, et need inglisekeelsed terminid küll, et tegelikult on õige nii-öelda sisend või õige allikas, õige norm, õige aeg ja õige koht. Et põllumajandustootmises on täpselt need samad asjad, et right source, et sa teeksid õige asjaga oma tegevusi, right rate, et sa üle ei paneks, et sa oled kogu aeg selle optimumi juures põllumajandustootmises, agronoomilise optimumi juures. Õigel ajal peab kõiki asju tegema. Kui sa teed asjad õigel ajal ära, siis saagi potentsiaal on kõige suurem. Ja kui sa paned selle väetise või selle kemikaali, mida sa kasutad, paned õigesse kohta ehk right place, eks ole, siis sa saad ka veel nii-öelda täiendavalt, et sellel taimel on see kõik oluline asi õigel ajal olemas. Nii et ega siin midagi uut siin päikese all selles kontekstis ei ole, et kõik need on nagu käitumislikud asjad, et me tegelikult peame suutma lihtsalt oma tööd järjest täpsemalt teha, et seda sama 4 R-i nii-öelda kogu aeg silmas pidada ja siis on ka meie jalajälg väiksem. Ja võib-olla siia lõpusegmenti selline küsimus ka, et kui me räägime, ütleme siis nende eesmärkide peale ja võib-olla siis nende investeeringute tegemiseks, et seal on kindlasti, ja seda me oleme näinud, et on sellist vastuhakkamist ja mitte omaks võtmist, et mis te arvate, et mis need nagu kõige suuremad, ütleme siis takistused on, kas on see raha, siis millist nagu toetust või millist mehhanismi meil tegelikult vaja on, et saaks neid samme teha, kui on tehnoloogia, siis mis meil jääb hetkel kättesaamatuks ja kui takistus on inimeste hoiak, siis ma ei tea, kuidas seda muuta? Mina ütleksin niimoodi, et teadmised. Kõige tähtsamad on teadmised. See on nii suuremas plaanis kui väiksemat plaanis, et nii Euroopa Liidu tasandil, riigi tasandil, kui ka lõpus meie tasandil.
et tegelikult mida me päriselt nagu tahame saada, millised on reaalsed eesmärgid ja palju me siis oleme valmis investeerima või oma riikide seda, kuidas ma ütlen seda nagu konkurentsivõimet mõnes mõttes natuke ka nagu pärssima võib-olla ka läbi selle, et meil on tootmine on kallim, aga me oleme keskkonnasõbralikumad, et loodetavasti ka saab siis ülejäänud maailm sellest aru ükskord ja ei osta ainult hinda, vaid ostab ka seda jalajälge ja seda tulevikku, mis tänu sellele tekib siis, et me oleme rohelisemad ja kasutame kallimad tehnoloogiaid. Aga ma arvan tarkus jah, seepärast, et ega meie ka enam ei oska täna nagu oma jalajälge väga palju väiksemaks viia kui selle mahu pealt just. Miks? Sest me ei tea enam, kuidas me seda tegelikult vähendada saaksime. Teadmised tänasel hetkel puuduvad, meie teada ka tehnoloogiad täna puuduvad, et oma jalajälge väiksemaks tegelikult teha. Et kui keegi meile samamoodi tuleks ütleks, et kuulge kodanikud, et tehke see käik ära, siis te olete õigel teel. Mitte see, et me teeme mingid käigud ära ja päeva lõpuks keegi ütleb, et oot, aga too tegelikult suurendab teie CO2 jalajälge hoopis tegelikult, te olete väga valele teele läinud. Mina ütlen teadmised ja kui teadmised on olemas, kuhu poole joosta, küll siis selle finantsilise poole ja kõik selle saab ka sinna juurde tehtud, aga teadmised minu arvates kõige tähtsam asi. Kuhu poole üldse jooksma hakkame, kui hakkame lihtsalt suvaliselt amokki panema, et siis väga kaugele ei jõua. Et olete õigel teel, aga liigute vales suunas. Jah, see suhtes, et suure hooga saab joosta täiesti vales suunas, eks ju. Aga kui ma natuke see täiendan, ega ma ei taha üldse jälle, ma noogutan kaasa, et see teadmised ja eesmärkide selgus on hästi olulised asjad, et me tegeleks õigete asjadega ja õiges kohas, aga et natuke see nagu segadust külvata, siis ma lihtsalt pakun ühe vaate ja see vaade tegelikult on selles, et kas kasutada vana traktorit või uut traktorit, et see on hästi niisugune tõsine teema, et mina olen omas peas mõtelnud, et uue traktori tootmiseks ka emiteeritakse ju tegelikult süsinikdioksiidi järjest, et selles mõttes ei ole mingi kahtlus, aga kui ma nüüd võtan, et mul vana traktor kaalub 14 tonni ja kui selle 14 tonni peab nagu ümber sulatama vanametalliks ja siis vanametalli tuleb nüüd omakorda veel selleks, et ta uude vormi valada, veel ühe korra sulatada, siis ma arvutasin kokku, et 14 tonni see traktori ümber sulatamiseks kulub nii ja nii palju energiat või energiaühikuid. Ja kui sa võtad, et selle energia tahad saada diislikütusest, siis arvestades, kui palju mul hooajal see traktor tunde teeb, et see oli mingi 250 või 300 tundi, siis minu väikene arvutus näitas seda, et kui ma vana traktoriga edasi töötan, siis CO2 jalajälg on tegelikult 0. Kui ma võtan selle alternatiivse kütuse ja 10 aastat on 0, umbes 10 aastat ma võin seda traktorit kasutada niimoodi, et ma ei ole nagu täiendavalt emiteerinud võrreldes vanametalli sulatamisega. Et me ei mõtle tihti niimoodi, et tegelikult meil on olemasolevat tehnikat vaja võimalikult kaua kasutada, sest sinna on ka see CO2 tegelikult seotud juba sisse. Ja ma tahtsin ühe veel lisada, et ma võib-olla olen nagu kuidagi vaeslapse osa selle tähtsa osa, et ega kõige tähtsam asi tegelikult on see, et tarbija peab seda tahtma. Tarbija peab seda tegelikult soovima ja siis ma ütlen ausalt, et kui tarkus on olemas ja tarbijad ja turg seda soovib ja on nõus selle eest ka eraldi nagu raha välja käima, sellepärast, et siis on lisategevused, lisainvesteeringud kaasnevad selle kõigega, siis see sektor, ükskõik mis sektor ta on, kõik see rohe asi areneb ja läheb õitsele ja kõik asjad juhtuvad ära. Aga kui tarbijad järgi ei tule, siis vastutuult väga palju ei jõua nagu pugida mingi erinevate toetusmeetmete või mingi erinevate kavade peal. Ega päeva lõpuks ei suuda seda nagu ega riigi raha on ka meie raha, et ega see ei ole ka kuskilt nagu seina seest ei tule, et kui tarbija tahab, on nõus sellest maksma, siis see asi areneb, kui tarbija enam ei ole nõus sellest maksma, siis ega päeva lõpuks kaua see riik jõuab peale maksta või läbi riigi maksame ka tegelikult meie tarbijatena seda peale tegelikult. Aga kui see tahtmine tuleb, siis see sektor läheb ja läheme ise kogu rohelisemaks, nii et vähe pole. Jah, ja see kirjeldab väga tänast olukorda ka, kus me oleme ikkagi erinevate kriiside keskel. Inimesed tahtmata peavad sellele tulenevalt tegema väga palju rohkem kaalutletumaid otsuseid, kui võib-olla natukene lihtsamatel aegadel see oli, olgu ta siis geopoliitiline või majanduslik koht, mis tähendab, et me tõmbagime oma ringi kokku. Me ei suuna võib-olla oma ressursse väljapoole kaugemale, me teeme otsuseid rohkem selle põhjal, mis asi maksab ja
tee mis tahad, maht on eks ju see, mis nagu sa ütlesid ka, et tuleb odavam. Küsimus on, mille pealt ta siis odavam tuleb. Jah, kes selle kinni maksab, eks. Aga kui tarbija on valmis maksma, siis hakkavad kõik, terves ahelas kõik hakkavad selle nimel tööle. Mina arvan, et me oleme väetise tootjaga ju seda arutanud, et väetis on väga energiamahukas toode oma olemuselt nii-öelda toota. Kuigi teda, näiteks lämmastikväetist ikkagi toodetakse ju nii-öelda atmosfääri õhust põhimõtteliselt, kus meil on 78% lämmastikku, aga see selleks, et selle asja praktiline pool on see, et seda väetist on võimalik toota roheliselt taastuvatest energiaallikatest. Aga kui tarbija selle eest ei maksa, siis keegi ei hakka seda asja nii-öelda lõpuks tegema, sest sisuliselt tuleb see asi ju nii-öelda põllumehele, siis see väetis kallimalt, sellest küpsetatakse või toodetakse kallim teravili ja küpsetatakse kallim leib. Nii et tarbijast hakkab, et ma olen väga tänulik, et Margus selle tõstis. Jah, siia lõppu siukene väike vaeslaps, nagu Margus ütles, et väga oluline nagu komponent terve sellest nii-öelda väärtusahelast. Ja oluline komponent selles väärtusahelas on tegelikult see sama vestlus siin olnud, sest olgem ausad, üks asi on teha poliitikas otsuseid ja suunata kõiki kuhugi midagi tegema, teine reaalsus on võtta kokku inimesed, kes on selle plaani sees need tegijad ja rääkida ja küsida, kuidas nende vaade see on. See on minu arust ideaalselt täpselt see, mida me täna siin tegime. Ja lõpetuseks veel siuke kiire küsimus teile, lühidalt. Kui nüüd mõelda 2035. aastale, kas Eesti põllumajandus saab olla süsinikuneutraalne? Niisama me selle neutraalsusse ei jõua, et ütlen lehmaga täna isegi teoreetiliselt ei jõua. Põlluga minu teada ka teoreetiliselt täna vähemalt me ei ole suutnud seda sellisel kombel välja arvutada, et jõuaksime. Küsimus on see, kuidas seda matemaatikat muudetakse, sellepärast on väga erinevad jutud, et lehmade puhul siis loeme selleks nulliks selle nii-öelda seedemetaani heitme ja ütleme, et loomakasvatus on nulli saanud. Ta ei ole küll matemaatiliselt nulli saanud, aga ütleme, et level on sealt, aga pihta alles, null on käes, on ju. Ja võib-olla midagi taolist teraville kasutuses. Palun on. No raske on vastu vaielda. Mina muidugi ma usun, et seda aega päris ei tule, et me peame energiat natukese põllumajandusse sisse panema. See on siis kas diislikütuse või väetise näol. Kuidas need asjad on toodetud, kas selleks ajaks on tehnoloogia sinnamaani jõudnud, et see kütus on CO2 neutraalne või see väetis on neutraalne, mul on raske hinnata, et me sõltume sisuliselt kolmandatest osapooltest ja kui see asi tuleb ja tarbija on valmis seda kinni maksma, siis mina arvan, et põllumajandus suudab seda asja kanaliseerida. Väga lahe. Selge pilt. Igatahes aeg on meil otsa saanud, härrased. Suured tänud, et leidsite aega oma mõtteid siia meie EPA stuudiosse jagama tulla. Soovime teile mõnusat messi jätku ja kui ka homme messile tulete, siis mõnusat teist messipäeva ka. Just, ja põllumajandus on ja jääb alati roheliseks, sest tee mis tahad, taimed meil rohelised on. Igatahes, aitäh teile kuulajad ja aitäh teile ka vaatajad. Aitäh. Aitäh nägemist.